Ma slaide ei näita, ma näitan raamatuid. Neid välja terve hunniku. Kas sa selles mikrofoni ka ütlesid välja? Aha, ja alt enam rohkem kedagi ei tule. Aha, okei, selge. Selge, aitäh sulle. Et üks isik veel tuleb altpoolt, aga põhimõtteliselt võiksime peale hakata. Et ma tänan, et jälle on nii suure arvus, et kõik inimesed kohale tulnud. Kui teil on külm, siis kindlasti öelge, et ma panen selle akna kinni sealt, kui tuul hakkab tõmbama. Täna on meile siis Lahterit tulnud rääkima arst ja vaimult Jüri Raudsepp ja Nikolai Küüni. Elav eksponaat. Ja räägib siis veidi lähemalt oma kogemusest. Ta on laevakapten, eks. Tema on laevakapten. Olin kapten. Et tegelikult ma alustuseks küsikski paar küsimust ja siis laseks ka teil enda siis sekkuda, et kindlasti ootame teie küsimusi, mis teid nagu huvitab. Kindlasti vahepeal siis küsige. Et millisest nähtusest me üldse siis tegelikult kõneleme, et kas siis just nimelt sellest pikaaegsest koomast tagasitulekust või lühiaegse südamese iskumise tagajärjel tekkinud kliinilisest surmast ja hapnikuvaegusest tekivad erinevatest sümptomitest. Ja mis üldse nende erinevate kahe kliinilise nähtuse vahe on? Kas on mingisuguseid nähtustel mingit vahet, kui sealt inimene tagasi tuleb? No siin on mul üks raamat kaasas, hakkame siis raamatud näitamisest. Võib-olla olete kuulnud või lugenud isegi kuulus Ameerika neurokirurg Ibn Alexander. Ta kirjutas raamatu Tõendid taeva olemasolu kohta. Et selle suhtes on see raamat nagu üsna pretensioonikas, et on mitte nüüd, et arvamused või oletused või vaated või aga tõendid. Ja tema oli siis 7 päeva koomas, ta haigestus mädasesse meningiiti. Selle haiguse eestikeelne nimetus on siis mädasesse ajukelme põletikku. Loomikul tundis halvasti ja peavalud, kuna ta oli neurokirurg, siis ta teadis juba seda haigust. Ja peale neurokirurgia ta tegis ka neurouuringutega, nii et selles suhtes nüüd haigestus inimene, kes oli väga teadlik sellest olukorrast. Ja siis nagu ma ütlesin, tal selja ju vedelikku võeti ja siis leiti, et seal peaaegu on mäda. Ja nende inimeste suremus on 90%. Ja 10%, kes siis elama jäävad, need invaliidistuvad täiesti. Aga minul on õnnestunud seda meest näha tema jutuajamist kuulda Raadio 2. Seal on ju huvitavad saated Hallo Kosmos. Ja nad tegid paar aastat vist tagasi, aeg läheb väga kiiresti, siis saate Ibniga ja Skype'i abil siis oli seal seina peal oli siis ekraan, kus siis oli ta nähtav ja jutt oli kuuldav ja nii et selle järel siis otsustades oli ta täiesti paranenud ja kõige huvitav on siis see, et tema ei invaliidistunud. Aga see on väga arutane juhtum selles mõttes, et nagu ma ütlesin, et 10% invaliidistuvad. Ta ei invaliidistunud ja siis siin selles raamatus nüüd ta avaldab siis oma muljeid sellest nägemusest, mis ta siis selles kooma ajal oli, sest siin on nüüd küsimuse all nagu sai ka see formuleeritud, et see erinevus nagu kliinilise surma ja siis koomatoosse seisundi vahel, et meil põhilised andmed nüüd selle surmajärgse elu kohta
ehk kogemuse kohta põhinevad põhiselt kliinsest surmast. Noh, olete seda ju kuulnud, kui südametegevus lakkab inimene hinga, siis on ju kiirabi tuleb, siis on nendel reanimatsioonioskus, et vahel elustatakse isegi tund aega. Pool tundi kindlasti ja kui siis ei anna elumärke, siis lõpetatakse, sest et sellel ei ole mõtet, kuna aju surm juba kui 5 minutit aju ei saa hapnikku, siis sellest ajust enam asja ei saa. Meil on juhuseid haiglas olnud, kus tõesti siin on narkomaane ja nad on saanud selle toksilise toime, on koomasse langenud. Ma tean, meil oli üks narkomaan Balti jaama WC-s leiti, tema üks naine oli ja siis ta oli aasta aega oli koomas, aga ta suri, nii et sealt ei olnud midagi tulla, aga seadus on niisugune praegu, et ikkagi vaatamata kõigele tuleb hoida teda elus, kui tal ikka elutegevust on ja kunstlik toitumine ja sest praegu seda meditsiin võimaldab niisugesi pikaajalisi elus hoidmisi. Me teame siin, ma sain enne öeldud, Iisraeli peaminister Sharon oli ju kuskil 7 aastat, hiljuti suri vist möödunud aasta lõpul. Ja mis ma tean, kõige kauem Ameerikas 20 aastat, siis ärkas üles ja, aga ma ei tea, mida ta nüüd rääkis, kas tal olid mingisugused kogemused, seda ma ei tea. Sest need koomad olijad tavaliselt surevad ära, nii et me ei tea midagi, mis nad näevad, kas nad näevad midagi, kuulevad midagi, nii et selles osas on see niisugune kontingent, et me sellel komatoossetel lugudel me eriti ei peatu, kuna need on niisugused arvad, välja arvatud nüüd see Ibn Aleksander, siis neurokirurg, aga teised rohkem on siis niisugused kliinilise surma juhtumid, kus on ikka inimene õnnestunud jällegi välja tuua, siin te kuulete mõne aja pärast siis ka kogemus, kuidas see oli, aga muidu on siis nimetatakse seda olukorda, kui nüüd kliinilisest surmast siis välja tuuakse mitmeti, kas siis surmajärgseks kogemuseks või surmajärgseks eluks, nagu siin Jeffrey Long, Ameerika onkoloog, radioloog, jälle surmajärgse elu tõendid. Et nüüd on juba, see on teine raamat, kus räägitakse tõenditest, mitte jälle arvamusest või näidetest või juhtumitest. Aga siin ma tahaks ühe niisuguse korrektiivi juurde tuua, et siin see nagu surmajärgne elu, et see ei ole päris korrektne selles mõttes, et ega see elu ei ole selline, nagu ta on siin maa peal, tähendab, elu on ikka bioloogilises mõttes bioloogiline protsess, ikka me räägime elust siis, kui ta on bioloogiline elu, selline. Robotid võivad ka üht-teist teha ja vastu on see teisintellekt, aga me ei räägi seal nende elust ega midagi sellist. Et see on ikkagi, minu arvates oleks õigem nimetada seda surmajärgse eksistentsi tõendit, sellepärast et see eksisteerib inimese personaalsus ehk teadvus. Nii, kui nad kogemused on ilma kehata ja kuulevad ja mitte verbaalne vestlus ei toimu, vaid nad saavad aru, mõned kuulevad ka seal hääli. Nii et see ei ole kõik ühesugune, siin on niisuguse erinevusi, aga parem oleks rääkida ütleme surmajärgse eksistentsi võimalikkusest, sest seal on lihtsalt tegemist, nagu ma ütlesin, selle personaalsuse edasi eksisteerimisega. Millistes oludes, kuidas see on nüüd selgunud mõningate nende juhtude analüüsist, sest see raamat siin on selles suhtes huvitav, et siin on Jeffrey Long teinud
transkulturaalse uurimise. See ei ole nüüd nii, et ühes, kahes, kolmes või ühe linna haiglas, ütleme seal Londoni haiglat ja kogutakse materjali, vaid siin on ankeetide põhjal kuskil 100 küsimust ja seal on Aafrikast, seal on Aasiast, Euroopast, Ameerikast, Lõuna-Ameerikast, nii et 1300 juhtumit on kogutud siis ja tulemus on siis see, et need on küllaltki niisugused kattuvad. Et siin niisugesi, ütleksime kultuuri erinevusi või siis aga milles need siis seisnevad? Rahvuslikke eripärasid neid ei ole. Aga milles need täpsemalt seisnevad? Siin ma võin nüüd lühidalt loodetada, see asi hakkas kõik peale tegelikult ju muudi sellest elu jälle enne elu pärast elu ja et ma nimetaksin, ma loetleksin siis need põhilised tunnused, nagu mida siis on leitud nendes selles ankeetküsitluses ja mis on nüüd iseloomulikud siis sellele surmajärgsele eksistentsile, ma nimetaksin siis nii. Et esimesel kohal siis pannakse kehaväline kogemus ehk KVK teadvuse eraldumisega füüsilisest kehast, sest füüsiline keha on seal, kus ta on ja temaga tegelevad siis arstid, kes püüavad seda keha elustada ehk reanimeerida. Nii et see füüsiline keha ei taju midagi. Ja sellisel juhul kah siin on olnud, kus ta on narkoosis ja siis inimene näeb lõikuse laual, seal midagi juhtub, südame seiskus tekib, hingamine lakkab, kiinne surm tekib narkoosis haigel ja siis tema järsku näeb kõike seda sealt kuskilt lae alt või eemalt, et ta on, see keha on elutu ja teda püütakse siis elustada. Et sellisel juhul, ka kui ta on nüüd narkoosis, see näitab seda, teadvus on täiesti välja lülitatud, nii ka nagu sellel Aleksandril, et ei olnud võimalik, et sellise raske haiguse korral, kus ajukoor oli kahjustatud ja mädane põletik, et sealt mingisugune teadvus oleks funktsioneerinud, et need võimalused on nagu välja lülitatud. See on siis kehaväline nagu kogemus on esimesel kohal. Ja siin on siis, ma loetlen kõigepealt ette need 9 põhilist tunnust siis, mis on. Ja teine on siis teravnenud meeleised tajud, et võiks arvata siis niimoodi, et kui inimene on ikkagi seal omadega läbi või on ta siis narkoosis, et siis nagu meeled on välja lüüdad, aga siin tuleb hoopis vastupidi, et need meelelised tajud on väga erkad värvid selles olekus, kus nüüd viibitakse, ütleme siis filosoofilises, transcendentaalses või meie kogemuste välises situatsioonis on siis nagu ruumiaja mõisted teisendunud, neid nagu ei ole aega, ei ole, kõik toimub nagu momentaalselt ja siis kõik on väga nii eredates värvides, mida maa peal nii eredalt nad ei näe. Siis tugevad enamasti positiivsed tundeelamused, et tajutakse niisugust ääretut rahu ja armastusväärsust, mida maa peal arvatel juhtudel siis kohatakse või läbi elatakse. Siis on see 4. on siin toodud siis sisemine tunnelis või selle läbimine, et seda te olete kindlasti kuulnud. See on niisugune juba lööklauseks muutunud, et sisenetakse tunnelisse ja selle otsast siis paistab valgus. Mul oli üks haige, kes rääkis, et teda abikaasa hakkas kägistama. Ja siis ta kaotas teadvuse ja siis ta ütles, et tema nagu sisenes nagu niisukeses nagu tolmuime ja torusse oleks imetud. Ja siis selle otsas ta nägi ka valgust ja ta nagu hakkas seda läbima, aga siis ka see katkes ära, sest mees lõpetas selle kägistamise ära, ta tuli jälle teadvusel, nii et vähemalt niisugune algus
oli tal olemas selle tunneli elamuse näe. No. Siis on 5. kohtumine müstilise või särava valgusega, seda nimetatakse ka valguse olendiks. Ja Moody siin nüüd räägib, et tavaliselt on siis see seotud inimese uskumisega, et kristlased näevad selles valgusolendis siis Kristust. Ja muslimid jälle siis kas Muhamedi või seal oma neid, nii nagu Koraanis on neid ka ingleid ja kes on siis väga armastusväärne ja siis on niisugune nagu trööstiv, et midagi niisugust hirmutavat nad ei kuule sellelt valgusolendilt. Põhiline siis, mis selle valgusolendiga kohtumisel on, siis on siis niisugune armastuse tunne. Et nad tajuvad selles uues situatsioonis siis rahu ja armastust, et see on nüüd üldiselt niisugune valdav emotsioon, mis seal siis on. Siis on 6. kohal siin loetud kohtumine teiste isikutega, kas müstiliste olendite või surnud sugulaste ja sõpradega. Et see on nüüd üks niisugune oluline moment, et nad nagu tahaksid õhinal minna siis oma kas lahkunud ema või isa või venna või sõbra juurde, noh, kas või neid siis puudutada. Aga siis on see barjääri fenomen, et sellisel juhul, kui see kliiniline surm ei lähe nüüd üle loomulikuks või siis tõeliseks surmaks, siis neid hoiatatakse, et kas valgusolend näiteks ütleb, et ei saa, et aeg veel ei ole saabunud, et nad sellest piirist siis üle ei saa minna. Sest kui see piir ületataks, nii on siis väidetud, siis on see inimene surnud. Ta on siis nende surnute juures, see on juba teine olek siis. Siin on nüüd vaieldud ja arutatud seda asja, kas ta ikka nii on, aga üks juhus on nüüd, ka lastel on olnud neid elamusi muide. Ja üks juhus on tütarlapsega nüüd, ma ei tea täpselt, ei mäleta tema vanust, aga ta oli igatahes saanud selle kliinilise surma, ma põhjust ka kahjuks ei mäleta, igatahes kliinilise surma juhtum oli, teda elustati. Ja siis tema rääkis emale, et tema oli kohtunud, ta oli näinud ühte vanemat meest. Noh, ta ütles niimoodi, et see oli nagu vanaisa, aga tema vanaisa ei mäletanud, sest vanaisa oli enne surnud, kui see tüdruk üldse sündis. Ja siis ema võttis perekonna pildid, vanemad pildid ja näitas siis talle seal neid sugulasi meessoost ja siis nagu eksamineeris seda tüdrukut, et kas ta mäletab, et kas on keegi sarnane sellega, keda ta nüüd nägi selle vana mehega ja siis tüdruk osutas tõepoolest vanaisale. Nii et tal mingit elulist kogemust ei olnud, aga selle elamuse läbi, et ta selles teispoolsuses oli siis niisugust vanemat meest näinud, siis tuli välja selle pildi alusel, et see klappis. Nii. Sest ma ütlesin, et siin need kujutlused on väga eredad, selged, siin ei ole niisugust ähmasust, mingit läbi udu nägemist. Ja teine juhus on nüüd siis, on see väga kuulus lugu, sellest on siin ka ühes venekeelses raamatus kirjutatud, mis juhtus, ma panin ta sinna, mis juhtus siis New Yorgis ja Manhattanil, kui ühte noormeest rünnati, pussitati ja siis ta langes kliinilisse surma ja siis nagu ta hiljem jutustas, teda toodi sellest välja, et tema oli siis teispoolsuses ja näinud siis ka neid lahkunuid ja nägi siis oma venda, kes oli siis Manhattanil autoõnnetuses aastates surma saanud. Ja tal oli siis niisugune rõõmuelamus, et tema tahtis venna juurde joosta seda emata, aga ka täpselt jälle see tõrjumine, et
sa pead tagasi minema. See oli nii ere sündmus, et teda viidi, see oli üks esimesi neid sündmusi, niukesi selle siis, ütleme siis surmaise kogemuse juhtumeid, teda viidi televisiooni New Yorki kõige vaadatavama kanali ja aja. Ja siis ta oli, kui ta seda rääkis, siis ta oli nii liigutatud, et pisarad hakkasid tal voolama, et tehti järeldus, et see kõik on õige, mida ta räägib. Nii, ja nüüd ongi siis nii, et 7. on siis tunne, et aeg ja ruum teisenevad. Nagu ma alguses ütlesin, et aja ja ruumi mõistet seal ei ole. Ja 8. on siis ülevaade senisest elust, et alati on siis, mitte nüüd alati, aga kui hakkab niisugune üleminek sinna teispoolsuse, siis jookseb, siin räägitakse küll sekunditest, aga tegelikult kuna see aeg on teisenenud, siis kogu inimese elu nagu jookseb ära. Ma nimetan seda, et meil on nagu must kast, nagu lennukites on sees, et me peame seda silmas nüüd pidama, et kõik registreeritakse. See on ka piiblis öeldud, et teid tuleb aru anda igast mõttest, sõnast, teost. Selles on küsimus, et see evangeelselt seda on Jeesus ütelnud, see ei ole sugugi vale, see on täiesti nii. Aga siin ka psühholoogid kinnitavad seda, et absoluutne mälu on meil tegelikult, et sinna musta kasti talletatakse kõik. Me võime sinna maa peal kohtus likerdada ja osta ja mahineerida ja nii kui need asjad siin käivad, me ei saa millegist teada, 75 aastaks alastatakse ja kõik. Aga tegelikult need asjad tulevad kõik päevavalge, tähendab siin mitte midagi, pidage seda meeles, see on nüüd üks fundamentaalne loodusseadus, et siin meie ei saa mitte midagi varjata. Kuigi ei ole protokolle ja ei ole siin videosid ja ei tea mida, siis tegelikult iga inimese läbi elatud elu on täpselt salvestatud. Ja nüüd ongi huvitav see, et see jookseb sealt siis läbi. Ma olen inimestega rääkinud, kes enne uppumist on näinud, siis Saksa ajal oli siin Juhus Nõmmel komandandi tund oli ja koduväravas läks, aga see patrull nägi ja tulistas. Ja tal tekkis mõte, et ta nüüd sai pihta ja kuna tema pole lasti, kukkus maha ja siis rääkis, et kogu ta elu jooksis silmadest läbi. Nii et see on täiesti nii. Ma ei tea, võib-olla olete kuulnud ka inimesi, kellega see on juhtunud. Ja siis aga seal on kõik nii head kui halvad. Seal ei saa nüüd niimoodi, et me kustutame ära selle, mis ei meeldi, vaid seal kõik teod täpselt nii, nagu nad on olnud ja läbi elatud, tulevad esile. Ja siis nüüd kardetakse seda, et mis see valgusolend nüüd ütleb selle nende kõige hullemate juhtumite kohta. Tavaliselt on nüüd see, et siin nendes andmetes, mis mul siin on, ei ole niisuguse negatiivseid sisendeid olnud. Aga kui me vaatame YouTube'is filme, siis seal on need põrguelamused küll ka. Räägitakse ikkagi tõsiselt, nii nagu nad evangeeliumides siiski on ka ja Jeesus on rääkinud. Nii et siin nüüd ei saa päriselt nüüd niimoodi võtta, et kõik see on nii, et teeme, mis me siin teeme. See meie elu jookseb silmadest läbi, siis me oleme seal niisugust paradiislikus olukorras ja oleme õigeks mõistetud ja kõik on nagu korras, et kõik on unustatud. Oli, mis oli, näidati ära ka need halvad teod ja et tegelikult see, nii kui me nüüd evangeelselt vaatame, siis ikkagi see on ka islamis, see on kristluses, ikka see viimse kohtu lugu on ikka väga tõsine asi. Et ikkagi ma räägin nüüd praegu sellest kohast, kust on tagasi inimesed tulnud, aga see tõsine surm, siis seal on lugu ilmselt teine kui on see viimne kohus, sest et siin on nüüd selge nüüd üks asi, mis ma ütlen ära, kuna siin öeldi ka, et ma olen teoloog. Ma ei hakka siin seda usku propageerima, aga ma ütlen lihtsalt selle asja, millest ei teata nagu. Et tegelikult on siis üks fenomen, mida me vaatame siin siis see surmajärgne kogemus, et
on võimalik tagasi pöörduda, see kogemus on, me teame, oleme seal teispoolses ära ja tuleme tagasi. Oleme näinud ka oma surnud omakseid. Sest see on nõnda nüüd esimene surm. Et teoloogselt on 2 surma meil siis. Ja see esimene surm, sellest me saame kõik osa, varem või hiljem. Siis me saame täpselt teada, kuidas selle asjaga igaga on. Ja siis, kui on see, siin me räägime ka surnute üles tõusmisest, nii nagu see evangeelselt on, nagu Jeesus surnust üles tõusis, hiljuti olid need üles pühad, siis tõusevad surnust üles need, kes on Jumala sõnaga maetud ja Jumala nimel elanud, ühesõnaga need, kes on olnud oma elu sidunud Kristusega, Jumala tunnetamisega. Nii. Teised, kes on eitanud Jumala olemasolu, need siis ei saa sellest osa. Ja siis enne seda lõplikku kohut toimub siis üldine ülestõusmine, kus tõusevad üles ka need, kes on Jumalat eitanud, elanud nii nagu nad on tahtnud ja teinud mida nad on tahtnud. Sest et siin on see Jumala õigus, et nemad ei saa jääda surnutena ilma, et nad tõde ei saa teada. Selles on kogu küsimus. Ja nüüd, kui on see viimne kohus ja selles viimses kohtus nad mõistetakse süüdi Jumala poolt, kes on õiglust, tõde, armastust, siis tuleb teine surm. Kuna Jumal on elu allikas, sest see on niisugune, ütleksin, füüsiline seaduspärasus, või füüsikaline ükskõik, kuidas me nimetame, et kui nad selles elus ei ole elanud kooskõlas elu allikaga, siis ka seal pärast surmajärgselt seda enam toimuda ei saa. Toimub lõplik lahutus Jumalast, mis ongi surm, see teine surm. Selles on asi, et need tuleb läbi mõtelda, need on lihtsalt tõsised asjad. Nii. Aga nüüd ma mõtlen, ma olen nüüd palju rääkinud, et lähme siis mõne kogemuste juurde siin ka, et tunnistajad meil olemas ja teid huvitab nüüd niisugune reaalselt, mis siis siin on olnud. Ma olen põhiliselt nüüd ära rääkinud need fenomenid ja eks ta siis ütleb siis, mis on siis võimalik kogeda. Hästi, natukene tausta, et oleks võib-olla arusaadavam, mis siis toimus ja kuidas toimus ja nii edasi. Olen oma ametilt meremees ja merega seotud olnud 6. elusaastast. Kasvasin üles Haapsalus, kus tega ei ole, kes on käinud seal Meriannässi lähedal. Ja olen purjetamisega tegelenud, ka alustasin seal samas Haapsalus. Ja 1977 tehti mulle ettepanek hakata organiseerima Moskva olümpiamängude Tallinna purjeregatti ehk ette valmistama selle sportlik osa, kõik, mis seal merel toimub. Ja nii see hakkas pihta. 3 aastat ettevalmistusi. 1980. aastal oli siis see regatt. Aga veebruaris 1980, sest on nüüd juba 37 aastat tagasi, juhtus selline lugu, et ma jäin väga ränka kahepoolsesse kopsupõletikku. Ja kogu see protsess läks väga kiirelt, ma mõtlen selle halvema poole. Tänan väga neid oma tookordseid töökaaslasi, ma mõtlen seal regatiga seotud inimesi, kes siis avastasid mind väga rängas olukorras, tulid mulle külla ja kutsusid välja kiirabi ja nii ma sattusin siis kiirabisse. Ja minu
pärast ma sain lugeda aastaid hiljem, sain kogu seda oma haiguslugu lugeda, see oli tõesti hirmus lugu. Aga ühesõnaga fikseeriti, et mul on tõesti kopsupõletik ja hakati siis mind antibiootikumidega nagu turgutama. Aga ükski antibiootikum, mis tol ajal oli käepärast, ei mõjunud mulle ja iga tunniga läks asi hullemaks. Mul oli väga raske hingata, hirmsad valud olid ja kuna ma tol ajal siis omasin teatud väärtust, siis kanti ka päris tõsiselt hoolt selle eest, et ma saaksin ikka väga kvalifitseeritud arstiabi ja kõik need ravimid. Ja siis hangiti Ameerika Ühendriikides mingi, ma ei mäletagi selle täpset nime, aga mingi uus antibiootikum, mis siis toodi ja hakati mulle süstima. Süstiti päris palju, nii et mul ei olnud vist ühtegi tervet kohta. Kogu mu nahk, karusnahk oli ära rikutud, minust ei oleks saanud mingit sellist kaubanduslikku väärtust. Ja see ka kohe ei mõjunud loomulikult. Ja mingil ajal siis ma olin siis sellises seisundis, et ma lihtsalt nende valude tõttu ma enam hingata ei saanud. Ja paljud asjad tuleb tagantjärgi meelde, aga ilmselt sel ajal, kui see kriisis oli mul, siis ma olin juba, tähendab, minu mõistus hakkas üles ütlema ja selline füüsiline tunnetus oli kohutav. Ilmselt siis tekkis mul see esimene selline tugev pilt minu silmade ette, et ma olen nagu sellises, nagu Jüri Raudsepp siin rääkis, tolmuimeja toru. Et ma olen sellises väga suure läbimõõduga kofreeritud torus ja hirmsa kiirusega mind kusagile veetakse. Ma mäletan, see oli ikka kaldenurk oli ülespoole. Jah, just üle. Ja kusagil sinna taevastesse ja ma nägin, see toru iseenesest oli selline tume, aga mingi selline hele, selline helendav valgus, mis oli mingi sellise sinaka tooniga, et see oli kusagil ees. Ja ühel hetkel see nägemus kadus ära, ilmselt siis ma füüsiliselt sattusin siis kliinilisse surma ja ärkasin ma ei tea nüüd, kes, mitte minu ihu, vaid ilmselt siis minu hing, kes oli juba väljunud minust. Ärkasin sellest, et ma olen lae all, mitte palatis, vaid seal oli eraldi ruum, kuhu siis ilmselt selle ratastel see voodi siis kärutati. Ma olen lae all ja näen pilti all. Mina ise olen seal voodi peal ja grupp inimesi valgetes kitlites, arstid, õed, siis tunglevad minu kõrval, räägivad seal midagi. Ma ei saanud hästi aru, mida nad räägivad, aga nende hääletoon oli väga selline järsk ja selline erutunud. Ja mingi aparaat siis oli minu kõrval. Pärast ma sain teada, et see on kunstlik kops. Ja siis oli ma siis ilmselt ühendatud sellega. Ja pärast ma sain teada, et 5 päeva, ööpäeva kestis selline seisund, kus ma siis olin nagu ainult tänu selle kunstliku kopsu hoole all olles olin siis, ma ei tea, kuidas see nimetada, kas see oli kliiniline surm siis või mis ta oli?
No, võib-olla oli ta siis ikka, kui südametegevus oli, siis oli ta ikkagi, ta võis olla niisugune komatoosne seisund. Võib-olla, ma seda ei oska hinnata. Surma siis, kui südametegevus on lakanud, hingamine on ka lakanud, nii et sellepärast tehakse ju südamemassaaži ja puhutakse õhku. No seda mulle vist ei tehtud, jah. Aga siis see pilt kordus nende 5 päeva jooksul, nii et ikka oli selline huvitaval kombel. Mina tundsin sellest mingit sellist, no mitte rõõmu, vaid oli kuidagi lõbus oli vaadata, mis nad seal siiplevad minu ümber. Et see pakkus sellist mitte positiivset, aga kuidagi sellist rahulikku sellist rõõmu mulle. Ja 5 päeva pärast siis asi kuidagi lahenes, ilmselt ka need süstid mõjusid. Ja kui ma olin võimeline rääkima, kui ma selle oma raviarstiga üritasin oma kogemustest, oma üleelamisest nagu rääkida, see oli vene arst oli, doktor Dmitrijev, meeles on ta nimi. Ta kuulas mind, ta ei seganud mind, aga sellise kerge muigaga ütles, vene keeles on selline väljendus, bõvaet, et juhtub, eks ju, see on niisugune viide, kerge viide, et küll sul oli vist, oli kerge selline nägemus. Aga ja siis sellega asi lõppes, tähendab, tookord ma sain ka ravis, sain vereplasmat, pumbati mulle üle ja seos sellega ma sain veel mingi maksakahjustuse, nii et 1,5 kuud mind praktiliselt veel siis puhastati mu organismi selle maksa nagu keemiast vabastamiseks. Viirushepatiit ilmselt siis. No ilmselt jah, professor Elstein võitis veel selle punktsioon või kuidas see nimetatakse. Et ja nii see asi jäi. Ja ma ei osanud midagi nagu mõeldagi selle üle, mul oli hea meel, et ma sellest välja tulin, teistelgi oli hea meel, ma sain oma ülesandeid täita ja mulle muidugi arstid, kes mind ravisid pärast seal veel sest maksakahjustustes, siis väga rangelt rääkisid igastest asjadest, mida ma võin teha elus ja mida ma ei tohi teha, et ma pean eluaeg olema väga ettevaatlik kõigega ja nii edasi. See oli kõik selline, paljud asjad said kummutada nagu. Aga see jäi sinna paika ja ma ei mõelnud nende asjade üle aastaid, päris palju. Ja alles ütleme, võib-olla 10 aastat tagasi. Elus on selliseid hetki, kus hakkad väntama kogu oma elu nagu läbi. Mida vanemaks sa saad, seda rohkem üritad nagu seda teha. Ja siis hakkas mul tekkisid ka sellised puht elu tähenduse ja selline filosoofiline nagu selle külg hakkas paeluma ja sattus ka internetis viiteid sellistel juhtumitele ja kui ma nendest lugesin, nendest kirjeldustes, siis imekombel seesama kofreeritud toru nägemus, tähendab, inimesed nägid ka, et nad näevad, kuidas arstid, meditsiiniline personal toimetab sinu ümber. Et need kõik sellised analoogsed nagu juhtumid. Muidugi minul puudus see mida võib-olla, võib öelda niimoodi kahjutundega, mida mina tunda ei saanud, et ma ei sattunud sinna teispoolsusse täitsa. Sinna piiri äärde. Ja pandi mulle käsi varem ette.
aga kogu selle mälestuste ketramise kaudu mul tulid meelde mu noorema ea kogemused 1944. aastal. See oli juulikuuses 4-aastasena ma uppusin Haapsalus meie kodukoha lähedal oli sakslaste piiri ja tolli mingi selline kaatrite division ja kuna see oli nii lähedal, käisime seal vennaga ikka koperdamas nende kaatrite peal ja ühel päeval siis ma seal kukkusin vette, keegi kohe ei näinud seda, aga siis selle laeva kapten, tema siis küsis mu venna käest, aga kus sinu vend on? Ja hakati otsima, siis seal madal vesi tegelikult nähti, et ma olen seal põhjas kivi, nagu pärast öelda, kivi peal nagu. Ja siis sakslane siis hüppas vette, tõmbas mind välja, pumpas tühjaks. Ühesõnaga äratas mind nagu inimese kombel ellu ja viis koju veel. See oli üks asi. Pärast juba meremehe praktikas töötasin 15 aastat Kaug-Idas ja lootsina. Lootsitöö on selline, et kuna loots tunneb hästi kohalikke navigatsiooni tingimusi, siis kõik külastatavad, sadamad külastavad laevad, nad võtavad siis lootsi abiks, et loots toob ja viib välja sadamast. Ja mõnikord see vastuvõtmine, laeva vastuvõtmine alati sadamast eemal ja on ka tormilisi päevi. Ja seda turnimist seal tormi redeliga üles laeva peale oli päris palju oli selliseid juhtumeid, kus oli päris ohtlik, sest see kaater, mis toob sind lootsina sinna laeva juurde, seda ju laine peksab siia-sinna ja sul on hetk aega, et mitte oma jalgadest või jalakäest ilma jääda, sa pead kiiresti üles ronima. Et neid juhtumid oli päris palju. Miks ma seda kõike räägin? See pani nagu tunnetame seda, et olin nagu kellegi tähelepanu ja hoole all, et ma ei olnud üksi, vaid et mul oli keegi, kes mind hoidis ja kaitses. Ja ka see juhtum siis, et ma ei sattunud sinna teispoolus, vaid mul pani käsi ette, tõi mind ühesõnaga mõistmisele, et on olemas üks suurem ja kõrgem võim, keda me võime nimetada Jumalaks, on olnud hoolt kandmas minu eest. Ja mis ma tahan öelda, et millegipärast meie ühiskond ei ole veel, ma mõtlen Eestis konkreetselt, ei ole veel väga valmis selliseid ilminguid nagu käsitlema ausalt. Arstid, välja arvatud teie, eks ju, ei räägi sellest, kuigi kogemusi on kindlasti väga palju. Sest kui loed neid välisautoreid, internet on täis muide, kui ta sinna Wikipeediasse panete, eks ju, 3 tähte EDP ehk NDP, vabandust, near to death experience ehk surmalähedane kogemus. Sealt tuleb pahinal sadu lehekülgi raamatuid ja inimeste kogemusi. Meil ei räägita sellest, ma ei tea, kas häbenetakse või on see ateism on nii tugevasti valitsemas meie üle,
et kardetakse seda arutelu, sest tahes-tahtmatult ta toob samasuguse resultaadi juurde, nagu mind tõi see. Siin ongi see, et mis ma vabandust täienduseks ütlen, et pärast neid kogemusi kogetakse elu muutust. See on väga oluline, et need, kes on tagasi tulnud, nagu teiegi, nende elu muutub kardinaalselt. Ja ma pean ütlema, et pärast seda muidugi olen ma rohkem nagu tähelepanelikult suhtunud, mis minu ümber toimub ja tõesti mul on olnud hea meel, et mul on olnud selline huvitav elu igati ja et ma olen kõikidest olukordadest, nagu ka tookordne kogemus nendest olukorrast välja toodud. Et see on selline, see on hea tunne sellest. See on kena, kui te lubate ühe täienduse nüüd siin tooksin, vaat siin oligi väga härra Nikolai Küün juhtis tähelepanu selle, et me ei ole veel nendes asjades nagu küpsed või ei ole sinnani jõudnud, kuhu me oleks vaja jõuda. Need on nüüd mu oma kogemused, mis ma ütlen ka haiglatöös, et siin on meil praegu suur mahajäämus. Nimelt on terve hulk haiglaid, kuna eluiga pikeneb, siis väga raskeid haigusi jubast vanemas eas, põhiselt vähkkasvaja. Ja need on siis prognoositud olukorrad, kus inimene teab, et ta on määratud surmale. Ja siin näitust vaatate, siis on seal hospiitsid ja palliatiivravi ja seda me nimetame lihtsalt nagu toetav ravi, aga me ei saa midagi pakkuda. Nüüd, vaat nendest kogemustest, mis siin sai öeldud, on läänes, vähemalt Ameerika Ühendriikides on tehtud väga tõsiseid järeldusi. Ja seal nendele lootusetutele haigetele antakse perspektiiv, et see surmaga ei lõppe sul midagi, vaid sa elad väga ilusasti, elad või oled siis edasi palju paremates tingimustes nagu spirituaalses sfääris, kus on siis õnne ja armastuse kogemus. Sest sealt ei taha keegi tagasi tulla, ma jätsin mainimata selle huvitava olukorra, et need, kes on siis pidanud tagasi tulema, siis nad ei ole tahtnud seda mingil tingimusel, nad ei ole sealt teispoolsusest tahtnud enam tagasi tulla. Ja üks ütles nii, et kui ta oma kehasse tagasi tuli, siis oli tunne, et ta hüppas külma veega täidetud basseini. Nii et siin ma ütlen, praegu haiglas ma praktiliselt ütlen, et me saaksime aidata inimesi, kes on lootusetus olukorras, vaat nendele kogemustele rajades, aga seda ei saa teha, sest siis vaadatakse, et arst on ka segi läinud. Nii ütles siin täpselt. Et meie oleme andnud ääretult, ma ütlen ääretult tõepoolest, sest siis sõna ei ole maha jäänud spirituaalses osas. Meil ehitatakse kaubamaju ja poode ja äribüroosid ja vaadake, mis toimub Tallinnas iga nurga peal juba on need asjad. See on kõik niisugune primitiivse tarbijaliku ühiskonna loomine, millega ma tegin. See on ääretu primitiiv, tähendab, meid viiakse tagasi kõige algelisema selle Maslowi seda astmestikku ette näinud, animaalsed funktsioonid on kõige allprimaarse toitumine ja seksuaalfunktsioon ja meid viiakse vaat selle primitiivsuse juurde iga päevaga. Aga vaat siin on juttu spirituaalsusest, transcendentaalsusest, sellest teisest maailmast. Need, kes seal on käinud, ütlevad, et see ongi reaalne maailm. Sellepärast intuismis on õige, nad ütlevad, et see maailm siin on, see on kõik illusoorne. Aga kui nad on siis meie nii-öelda ellu tagasi tulnud, miks nad siis ennast ära tapa, kui see teise puhul nii hea on? Sellepärast, et vaadake, need enesetapjad lähevad väga ränga kohtu alla selles nii nagu tapjadki lähevad. Ja.
Nad, selles on see asi, ega nad ei ole ikkagi 90% enesetapjatest on ikka vaimsete puuetega, aga need inimesed, kes sealt tagasi tulevad, need ei ole vaimse puudega, nii et selles suhtes võtake ikkagi asjad tuleb natuke teisiti vaadata. No ei saab minna paluda ju ka arstidelt abi, et mind ära tapetakse. Ja, noh, vähemalt ma ei tea, et keegi oleks ennast selle pärast nüüd teise ilma hakanud saatma. Ei, no kui see on nii tore on, siis see on nii väga hea oli, aga vähemalt... Puue on natuke teine sõna minu meelest, kui see, mida te kirjeldasite praegu. Puue on kaasasündinud, vaimne haigus võib tekkida elu käigus ja siis inimene ei vastuta oma tegude eest enam. No puue võib ka hiljem omastada puude, kui sa saad ikkagi mingi haiguse tõttu, kui sa näiteks kaotad nägemise või kuulmise, see on ka puude. Aga ma mõtlen vaimseid haigusi ja puudeid, et seal on nagu... No need on ka ikkagi omandatakse elu jooksul. On muidugi kaasasündid haigusi ka, idiotism ja nii edasi. Aga põhiselt ka skisofreenia, need on omal ajal olid ikka noores eas teatud aastates tekkisid, sellepärast ka nimetati omal ajal juveniilseks skisofreenia. Kas te näete inimese süüd selles või? Ja. Et tal on skisofreenia? Kuidas palun? Et kas te näete inimese süüd selles, et tal on skisofreenia? Ega ma ei süüdista, mina ei ole kohtunik ega prokurör siin praegu, et ma kedagi süüdistan siin. Äkki te saate siis selgitada? Nii et haigus on haigus ja siin ei saa kedagi süüdistada. Teevadki seda ju kas depressioonis või neil on ju midagi viga, aga nad ei ole selles süüdi. Aga väga paljudes haigustes on inimene otseselt süüdi. Homme on mul visiidil, ma olen röntgenkirurgias, ma olen kirjutanud raamatu Tubakakatk, 20 000 eksemplari ilmus nõukogude ajal. Ja ma näen igal neljapäeval neid nii naisi kui mehi, kes on 40 ja 50 pakkaastat suitsetanud ja 35 ja siis mis selle tagajärjel neil seal kopsus on. See on vist natuke teine teema. Ja, no ükskõik teine teema, aga ta on selles suhtes, et inimene on paljudel juhtudel süüdi oma haigustes. Oma vaimuhaiguses ka näiteks depressioonis ja... Alles räägiti televisioonis üks välismaa teadlane, et kes need suured kurjategijad on. Nägite? Et suured kurjategijad, kes tapavad ja isegi niisuguses noores eas juba, et nende lapsepõlv palju mõjutab ja tema aju väärastub, tema mõtlemisviis kõik väärastub ja sellepärast ta ongi selline, et see on hingeline trauma, mis mõjutab kogu tema tegevust, tema käitumist, kogu elu. No jah, me läheme siin nüüd praegu teemast tõsta kaugele, meil on see praegu see surmalähedane kogemus ja on meil siin teemaks. Kas on sellega seoses mingisuguseid küsimusi teil tekkinud või mingisuguseid näiteid ma võiksin esitada või kui soovitakse teada. Siin ma lihtsalt näitan teil ühte raamatut. Surmalähedaste kogemuste tarkus, see on eesti keeles ilmunud Vinni Saarkord. Ta hakkas neid uurima, tegi doktoritöö, ta on ka meditsiinitöötaja Inglismaal. Ja vaat siin on just nüüd siis teine oluline sõna meile surmalähedase kogemuste tarkus, nagu need siin on see tarkus, mis viib elu muutmisele. Selles on see asi, et põhiline on ikkagi selles, et me peame olema ikkagi ka rohkem mõtlema spirituaalsetele väärtustele, sest et kristluse põhiline seisukoht on ju selles, et see on see igavese elu põhimõte, mis läbi kogu kristlus, ilma selleta ei olegi üldse kristlust olemas. Ja seda nüüd tõestatakse ka meditsiin, et siin toimub praegu, mis ma tahan ütelda, et kaasajal on väga huvitav just selle usu ja teaduse konvergents, nad hakkavad ühinema ja see on muidugi teine teema, mille juurde ma ei taha praegu asuda, aga ma näitan just selle näitel, et see meditsiin ja usk hakkavad nii käsikäes minema just selle
surmajärgse kogemuse osas, et näidatakse seda, et siiski surmaga ei lõpe inimese eksistents, see on kõige tähtsam praegu, mis ütleme sellest täna õhtusest vestlusest, mis võiks siiski meelde jätta, nii palju kui me praegu nüüd teame, aga me teame juba üsna palju. Siin jah, ütles selles YouTube'is on neid ja siin on käinud ka üks Iirimaalt oli üks teadlane, kes siin käis rääkimas ja siis mul on ka neid andmeid, ma ei ole neid välismaa raamatuid saanud veel tellida, aga seal on ikka ka tõsised teadlased uurivad seda. Ma nimetan nüüd ühe asja, kui ma tulin tõsiste teadlaste juurde. Nobeli preemia laureaat Ekles. Tema on neuroteadlane ja tema on sellisel seisukohal nüüd, et teadus võib eksisteerida ilma ajuta, kui on aju välja lülitatud, nagu meil siin nendel juhtudel oli. Ja ta läheb veel kaugemale, ütleb, et aju on meil tegelikult vajalik kehaliste funktsioonide teostamiseks, liigutused, kõne, kui seal insultid on, siis on kõnehäired ja halvatused ja need asjad. Aga tegelikult see personaalsus, see võib kõik eksisteerida ka eraldi, et nüüd üks järeldus, mis nendest kogemustest tuleb, et me saame teispoolsusesse kaasa võtta ainult 2 asja. Meie armastuse ja tarkuse. Vaat siin on ka normaalne kogemuse tarkus. Kõik muu jääb maha. See, mida me siin tahame, kuulsus ja au ja varandused ja mille peale me kõik kogu elu nii panustame tegelikult, et see jääb kõik maha, aga kaasa me viime oma armastuse, nii kaasinimiste vastu ja nii nagu see mõiste ka evangeelselt laiemalt on nüüd kristluses, sest Kristus armastus religioon ja intelligentsi ehk tarkuse. Nii et hiljaaegu siin oli ka internetis üks kuulus meil lahkus elust lauda põrmule, et kõige tulusamad investeeringud on haridusse. Nii et ja spirituaalsusse. Nii et ma soovitaksin väga selle tõsiselt mõtelda, et te saate ainult 2 asja kaasa viia, oma armastuse ja tarkuse ja seal küsitakse just põhiselt, kui palju sa oled armastanud, mitte palju sa oled vihanud ja nii edasi, halba teinud. Et need on niisugused, millega jällegi see evangeelne osa kokku läheb. Muidugi mul on siin üks raamat, nagu ma ütlesin, et olen neid siin hunniku kaasa võtnud. See on, kas meil on aega veel, vabandust? Nii. Et 18:27 on praegu, me pidime 6:30 lõpetama. Ei, kell 7. Kell 7, vabandust. Et siin on üks raamat, mis on minu lemmikraamatuks muutunud. See on ühe vene preestri kirjutatud, pealkirjad Prositi Dano Budjet Pampalu, kes siis teile antakse. See on juba nõukogude ajal kogutud lood. Siit ja sealt koguduse liikmed on talle seda rääkinud ja kui ta ära suri, siis naine selle käsikirja avastas, aga siis oli juba toimunud pööre Venemaal ja saadi need lood avaldada. Et nüüd on 2 asja, et me räägime kogu aeg nagu praktika on tõe kriteerium ja see oli juba omal ajal nõukogude ja see on jäänud ka praegu. Et üks asi on niisugune teoreetiline teoloogia ja teoreetiline lahenemine ja need targutusi ja uskude lahknevusi on kui palju ka kristluses. Aga siin on nüüd niisugused konkreetsed lood, mis on vähemalt selle
pressi sõnul nad on olnud tõesti sündinud lood. Ja kui te tahate, siis ma siis seoses sellega siin ühe loo, ma ei hakka seda ette lugema, aga ma olen teda siin palju lugenud, tsiteerin lihtsalt teda, teile jutlustan teda siin ära. Sest siin on ka lood nüüd niisugustest juhtumitest usklikega, aga siis siin lõpus on nüüd Javlenia Umersi, tähendab siis surnute ilmumistest. Ja siin 215 lehekülje peal on nüüd üks niisugune lugu, ma väga lühidalt räägin, see lugu on ka lühikene, siin paar lehekülge. Ma ütlen siis selle, siin on nimed ka öeldud, see jutustab siis, et oma lihasest onust Ivan Aleksandrovitš Beljajev, kes oli siis sõjaväe arstiks ja tegemist oli siis 1905. aasta selle Vene-Jaapani sõjaga. Ta mobiliseeriti siis sõjaväe hospitali ja seal töötas üks noor, väga ilus ühe kindrali tütar alastaja õena ja too noor alastaja õde armus siis sellesse doktor Beljajevisse, kes oli ka ilus mees. Nad olid mõlemad usklikud inimesed, tookord olid ju, enamus oli õigeusklikud. Ja siis see oli niisugune julge õde, ütles siis ühel päeval arstile, et kui te minuga ei abiellu, et mina olen teist armunud, siis ma teen oma elule lõppu. Aga see arst ei tahtnud abielluda ja siis ta oli niisugune hästi kasvatatud, kirjutas siis emale, et mida ma pean tegema ja ema soovitas siis tal ikkagi abielluda, ta abiellus. Elasid siis mõnda aega. Aga siis puhkas tähnilise tüüfuse epideemia, nii nagu tol ajal sõjaväes ja ka mujal oli tavaks. Ja see arst suri. Muidugi see tema abikaasa, see alastaja väga kurvastas, oli löödud ja kord ta siis istus, nii on siin kirjutatud, siis oma toakeses ja vaatab, et tuleb siis tema ta kutsus teda siis Vanjaks, teda kui Vanja tuli siis sisse järsku ilmus ja läks kirjutuslava juurde ja võttis siis pliiatsi, kirjutas midagi paberile, mis seal oli, et ta vaatas, et kuidagi ta hoiab teda nii väga püstloodis, et tavaliselt ta teda nii ei hoidnud. Ja siis kadus ära ja ta läks siis sinna laua juurde, vaatas, mis ta sinna on siis kirjutanud. Ja siis ta luges seal, tõlgin siis eesti keelt, et surm on pöördumine ellu, sellisesse ellu, kus surma enam ei ole. Ja siis tema kurvastus oli muidugi kadunud, nii nagu nendel, kes siis olid seal teispoolsuses olnud ja hoidsid siis seda kirja nii kallist mälestust, et niisuguse asja on siis niisuguse ilmumisi olnud, nii kui Jeesus üles tõusnuna ilmus. Need on füüsikud nimetavad, siin on tegelikult ka füüsikaliselt, ma füüsikuga rääkisin, materialisatsiooni ja dematerialisatsiooni fenomenid on olemas, et nii nagu Jeesus ilmus üles tõusnuna seal läbi uste ja nüüd ka pühakute ilmumisi ja siin on neid lugusid külluses ja ka teistes raamatutes, nii et see on ka omaette niisugune kogemusvaldkond tegelikult, millele võidakse öelda, et need on kõik muinasjutud. Siin on ka üks lugu sees meremeestest, ma olen 2-3 kaptenina andnud seda lugeda, 2 tükki ütlesid, et nemad oleks kah niimoodi käitunud, üks ütles, see on meremeeste jutud, nii nagu need logi jutud on ja nii et neid arvamusi on niisuguseid ja naasuguseid, nii et teil võivad ka need olla arvamused. Ma ütlesin veel kord, mina ei tee siin mingisugust propagandat, ma olen püüdnud rääkida seda, mis on nendes raamatutes, mida ma olen lugenud ja mida ma ise olen kuulnud ja siis ma annan nüüd sõna, vabandust, ma ühe asja veel ütlen, et seal ei ole mitte üksnes, et see elu läheb nagu silme eest mööda, mis on elatud, aga on ka tuleviku nägemusi.
mis tuleb ja mulle rääkis nüüd, see on minu kogemus, üks haigetest, et kui ta oli vist 6-aastane või siis ta oli kukkunud pingil, oli seal nagu lapsed ikka turnivad ja oli kukkunud maha ja kaotas teadvuse. Pea peale kukkus. Ja sel ajal ta ütles, tema nägi, on tal kogu elu meelde jäänud, et ta oli kuskil niisuguses võõral maal, kus oli neegreid ja üks värvilisi inimesi, et need ei olnud, see ei olnud Eesti igatahes. Ta oli kuskil välismaal ja niisugune eriline rahvas oli. Ja siis tuli ta nägi ühte meest väga selgelt ja siis tulid talle vastu 3 naist 3 lapse vankriga. Siis kadus see kõik ära ja muidugi lapse asi, ta unustas selle ära. Aga hiljem täiskasvanuna tema sattus Californiasse tööle. Ja siis tal tuli, kui ta nägi seda pilti seal, seda rahvast, siis talle meenus, et tema on seda ju näinud kunagi. Ja siis tema abiellus mehega, kellest ta tundis ära selle, keda ta oli siis näinud. Ja tal oli 3 rasedust, nii et need 3 lapsevankriga, kes tulid talle vastu, siis symboliseerisid seda, et tal oli 3 rasedust. No see on jutustanud inimene, kes selle on läbi elanud, see on nüüd minu niisugune kogemus, nii et see ühtub ka sellega, et tõesti nähakse seal ka niisugune tulevikusündmusi, sest meie oma praegu rangelt minevik. Te igaüks teate täpselt oma minevikku ja sealt ei saa muuta mitte ühtegi sõna, tegu, mitte midagi meie ei saa muuta minevikust. Tulevik on meil ka predestineeritud, teatud mõttes surmaaeg on täpselt ära määratud, isegi matusse koht, nii et siin ei ole meil kasu, mingisugused variatsioonid siin muidugi on, aga üldjoontes on need asjad kõik paigas. Kas on küsimusi? On mingeid küsimusi. Kui on ka need surmalähedased kogemused, siis kas pärast on ka selliseid fakte, näiteks keegi nägi siis oma sellel lähedasel kogemusel mingit asja, mida teised inimesed pärast võiksid siis nagu kinnitada kuskil teise ukse taga? No niisugusi profenteeringuid ma ei tea, sest see amploa on võrdlemisi lai ja huvitav siin võiks ju tunde lugeda. Üldiselt on nad ikkagi nagu siis selle, kes seda koges, tema jutustus siis sellest? Need on kahtlemata, need on ikka, ütleks niisugused, nagu siin oli jutt, ankeet, küsitlus oli siis märgitud kõik need küsimused, kuskil 100 ringis oli. Näiteks ka seda ei ole, et neil on mingisugune jutulõik meelde jäänud või mingisugused konkreetsed asjad, mida näiteks arstid võivad kinnitada, et ja nii oli, me kukkus 6 nuga maha ja korjasime üles. Siin on nüüd üks asi, selles imelises teaduses ilmus üks artikkel virgasainetest, seal oli üks artikkel, kes seda imelist teadust loeb, ma teda ei ole enam ostnud, aga vaatasin poes korraks ja nõnda nimetatud virgasained ja siis ma vaatasin siin selles surmanäituses on täpselt nendes virgasainetest, need on dopamiin, noradrenaliin, serotoniin, niisugused aju ergutavad ained, depressioonide korral on just dopamiini hulk vähenenud. Ja siis on nüüd lugu selles, et siis need virgatsained vabanevad enne surma, hästi tugevalt verre ja siis nad mõjutavad muidugi aju, kuna ajus nad ka tekivad, läheb neid ka verre ja nendega siis kaasub niisugune õnnetunne ja nägemusi, millega siis seostataksegi neid surmajärgseid kogemusi. Aga siin on nüüd ikkagi selles ja siis on öeldud ka seda, et jah, on pandud ka kapi peal on suur tekst pandud ja keegi, kes seal lae all on, et nad ei ole seda nagu lugenud. Aga siin on üks niisugune juhtum on siiski, Jeffrey Long kirjeldab, et oli juhus siis, oli kliinilises surmas ja see hiljem siis rääkis niimoodi, et tema oli, nad lähevad läbi seinte ja neid takistusi niisuguse ei ole, mis meil füüsilises mõttes on ja siis oli näinud seal kuskil haigla, oli seal rännanud siis läbi nende ruumide ja ühe palati akna peal oli siis ta vaadanud, et mis seal siis akna peal on midagi väljas, olid siis tennised pandud kuivama.
akna taha, akna lauale muidugi. Ja ta rääkis siis seda lugu ja siis sellest nagu arstid haarasid kinni, et seda saab ju kontrollida. Ja siis mindi vaatama tõepoolest. Oli nii, nagu ta kirjeldas. No, mis virgatsained siin siis nii suurepäraselt seda informatsiooni ikkagi annavad. Nii et ma veel kord ütlen, teadus on teadus ja on agnostikuid, neid, kes kõiki niisugust juttu, mis me ka siin räägime, ütlevad, et kirjutada võib palju ja rääkida võib palju ja ma tean juba neid reageeringuid. Aga teisalt on ka ikkagi, kes võtavad neid asju nii sünteetiliselt, nagu ma siin tahan evangeeliumi ja siis ikka neid kogemusi, mis on kogutud teaduslikult ja läbitöötatud, nagu sünteesida. Sest et meie viga on nüüd praegu üks, ma tsiteerin nüüd Linnart Mälli, nii mälu järgi, kes oli ju kuulus orientalist Rahuda Põrmule, kes ikkagi ütles, et väga olulised on inimkultuuris on humanistlikud baastekstid. Ja humanistlike baastekstide hulka kuulub ka piibel, evangeelium, siis Koraan kuulub sinna, siis meil tõlkis ka need buddhist raamatud või Buddha tarkus 3 köidet on neid olemas. Nii. Ja siis kultuuri definitsioon Röörichi järgi, et kultuur on teaduse, kunsti ja religiooni süntees. Neid 3 kultuuris peavad olema 3 obligatoorset komponenti, siis me võime rääkida kultuurist. Ma kordan, kunst, teadus, religioon. Kui me ühe ära võtame, antud juhul siis siin Eestis näiteks on religioon on ju olematu, siis me võime ütelda, et meil ei ole ikkagi seda kultuuri klassikalise määranguna. Ei ole midagi, ei ole teha. Nii et andke andeks niisuguse pessimistlikke noote ma toon sisse, aga iga vestlus, ma olen põhiosalt, ikka on mul aastaharidus, ta peab olema ja nagu Inge Oiolal tegelenud ikka, mul on esikohal niisugused spirituaalsed väärtused, hingehoidlikud seisukohad, et meie hingeliselt oleksime terved ja ei laseks muserdada ennast sellest mõttetust materiaalsusest liialt, ärge pange pahaks, aga Vene ajal niisugust materialismi ei olnud, ma olen ikka Vene aja inimene ka ja siin me rääkisime, et me oleme materialism, täielik materialism on praegu. Niisugust materialismi, mis me praegu on igatahes ma Vene ajal küll ei kogenud. Nii et andke andeks, et niisugune kõrvalpoig, aga ma soovitaksin ikkagi niisugust spirituaalsust. Kui lubate, ma üritan vastata sellele küsimusele. Kaudselt tähendab see üleelamine, see on individuaalne. Seda on võimatu nagu väljaspoolt kellegil täielikult jälgida, aga kui arstid, kui meditsiiniline personal oleks rohkem ettevalmistatud selles mõttes, et nad suudaksid jälgida võib-olla täpsemalt inimese selle keha käitumisseisundit, kindlasti on seal ka väliseid märke, mis annab tunnistuse, et midagi on toimumas seal. Ma ei ole arst, aga ma usun, et see on võimalik. Aga nii kaua, kuni see medpersonal ei ole selles asjas valgustatud piisavalt ja enamus eitavad, eks ju seda, sest sellest räägite lihtsalt. Kui oleks nagu Ameerika Ühendriikides tõesti, seal on õpitud juba nagu täpsemalt jälgima, nii aparatuur on võib-olla täiuslikum ja inimesed on ka ettevalmistatud rohkem, kindlasti on mingeid märke. Aga kordan veel kord, et see üleelamine, see on niivõrd individuaalne, et seda ega... No ma räägin praktiliselt Ameerika Ühendriikides, näiteks vähihaiged on surejas. Siis tehakse talle harjutusi, juba õpetatakse, kuidas ta peab hakkama ette, kuidas ta väljub, kuidas ta seal on, õljub ja lae all on. Tähendab, need on juhendid haiglas,
manuaal, mitte, et me siin midagi mõtleme või mingid utoopiad on. Seda ma ütlesin, et me ei anna mingisugust perspektiivi inimesele. Ta sureb seal, vabandust, nagu loom ära ja ongi kõik. Keegi ei olegi tast võib-olla omaksed ka huvitatud ja lihtsalt kantakse maha ja ongi niisugune asi. Aga et sa selle haigega räägid, et sul on perspektiiv, räägid neid lugusid, kuidas on olnud, annad talle seda spirituaalsust ja nii vastavalt tema haridusel. Aga meil ei ole võimalik, tähendab meie inimesed, nendel ei saa niisugust asja rääkida üldse, selles on küsimus. See jääb täiesti, me oleme lahti lõigatud, sest ei ole sellist ettevalmistust üldse. Kuidas ma räägin inimesele, kui tal ei ole, jah, täpselt, ei ole võimalik, tähendab, praegu oleme olukorras, kus ei ole võimalik aidata inimest vaimselt. Selles on kogu lugu, sedagi ka. Ja mis ma tahan nüüd ütelda veel meie mahajäämuse kohta on nüüd see, siin oli ju evangeeliumis jutt. Tippfüüsikud praegu ja astrofüüsikud, seal ei küsita enam niimoodi, et kas sa usud Jumalasse. See on eilne päev, sealt küsita, kas sa tead, et Jumal on olemas. Tähendab, praegu on nihkunud usu juurest teadmise juurde me oleme läinud, me räägime teadmise põhisest ühiskonnast. Aga siin on meil täiesti, oleme kuskil Iidamaa saadamas veel kinni, räägime usust Jumalasse. Teadmisest Jumalast, sest seda üldse enam füüsikute ja matemaatikute juures ei sellist mõistet, kes on ikkagi tippfüüsikud, ma räägin nendest. Et Jumalat ei ole olemas, niisugune asi ei tule tegelikult kõne allagi. Aga me ei ole jõudnud isegi sinnani, et me usume Jumalasse, rääkimata nüüd sellest, et ma küsin kellegi, kas sa tead, et Jumal on olemas, siis näetakse mind täiesti välja. Vaadake, need on need asjad, see on täiesti omaette teema, kuhu ma ei taha praegu minna edasi, aga ma annan teile lihtsalt juhtnööre. See on ka minu ülesanne, et uurige ise, mõtelge ise ja vaadake ja võib-olla kellegi, ma ei soovita muidugi kellelegi siin kliinis surma neid kogemusi, aga elu näitab vähemalt surmakogemusega saame igaüks omal ajal. Ja see on täpselt kindlaks määratud, nii et sinna me ei saa mitte midagi teha. Ma ei hakka teile neid näiteid tooma. Nagu naljamehed ütlevad, et 2 asja on maailmas väga kindlad. See on tulumaks ja surm. Nendest ei pääse. Ma räägin teile Iisraeli ühe juutide anekdoodi. Turist Jeruusalemmas palus taksojuhil teda sõidutada sinna, kus kõik juudid nutavad. Taksojuht sõitis ja ütles, et nüüd olemegi kohal. Turist läks autost siis välja, vaatas. Majal on suur silt maksuamet. Nii, mitte see nutumüür siis. Kuhu nad seal nutsid? Tulumaksu. Jah. Kuidas me siis teeme küsimusi, palun, siis kas ma siin kedagi eidutasin väga ära võib-olla oma jutuga, mõned oli siin üks pessimistlikke noote, mõned oli siiski, ma loodan väga optimistlikke noote, sellepärast, et me kõikjal saame edasi olla, võib-olla saame teispoolsuses kokku ja saame siis vestelda võib-olla juba nii mitteverbaalselt. Ja näeme, et kõik see on siiski õige olnud, sest mida ma nüüd kõige rohkem kardan on see, et ma olen midagi valetanud. Aga siis on ka piiblis vale, siis on kõik kogu meie paari aastatuhat vahel uskunud vale ja on need raamatud olnud kõik valed, nii et mina ei saa lõplikku tõe kriteeriumi teile ka anda. Mõni väidabki, et kõik on vale. Kõik see on vale, aga kus ta teab, et see on vale? Me saame kõik teada seda, tähendab ühes asjas oleme täiesti rahulikud ja kindlad. Me saame kõik seda kalju kindlalt omal ajal teada, kes varem, kes hiljem, nii et mitte keegi teist ei jää vastuseta. Vaata see usklikkus ja spirituaalsus, mina olen sündinud, eks ole, peale sõda. Siis oli, mis aeg oli, eks ole. Vanemad kartsid vestidagi last. Rääkid vaata veel millestki kirikusse minemisest. Jeesus ütles mina olen juba nii vana praegu, et ma mõtlen, et
et mul on kahju, et vanemad seda ei teinud, eks ole, et mind ei ristinud. No neil olid ka põhjused, asi on selles. Lugege Matteuse evangeeliumist, seal on see Jeesuse tähendamissõna töötajatest Viinamäel, kes tulid esimesel tunnil ja seal 3. ja veel 11. tunnil ja nad said kõik ühe talendi ja need, kes päev otsa töötasid, need olid hirmus kadedad, et nad on päevapalavad tulnud ja need said ka ühe talendi, nii et ristida võib. Konstantinus ristiti surivoodil ja ometi oli ta väga kirikukogu kutsus kokku ja oli usklik inimene, nii et ristida võib alati, ma ütlen veel kord, ristida võib ka surivoodil. Et hilja ei ole kunagi. Ärge seda küll mõtelge nüüd, et te olete vanaks saanud või olete selle ja nooruse lasknud minna, kus ei olnud võimalik seda, kõike on võimalik järele teha. Lugemisoskus on, võtke evangeelium, lugege seda ja... Vaata, kui sa oled noor, siis sa niisugust asjade peale ei mõtle. Kui sa oled juba tulnud sellisesse ikka, kus sinu lähedased on juba surnud, sa oled näinud seda protsessi pead, siis sa hakkad kõige selle elu peale sügavalt mõtlema. No siin nagu härra... See on esimene alge positiivne, sügav mõtlemine. Ma alles maksin oma meest ja surivoodil olin juures ja ma kõike seda nägin, 6 nädalat nägin seda piina, mida tema läbi elas ja elasin mina. Siis oleks olnudki seal vaja niisugust positiivset sõnumit. Tema ise enam ei teadnud enam sellesse, ei selge, kui ei ole niisugune seisund on niisugune poolkomatoosne ja mitte adekvaatne, siis ei saa kõike ei saa alati teha. Me peame alati lähtuma haigest, kui ta on vastuvõtlik ja vägisi ei saa ka midagi teha, me peame ikkagi lähtuma sellest, kas inimene tahab üldse niisugust meetodit ja see ei ole nii. Ma siin rääkisin kõik nii üldistatult. Mitte nii individualiseeritud. On küsimusi veel? Mina tahan küsida. Vabandust, ma ikka suu üldse vaite jää. Ma tahan ikkagi selle suitsiidide teemad tagasi minna, kuna minu perekonnas on seda mitmeid. Minu onu tegi omale otsa peale 25 aastaselt, minu poeg tegi hiljuti 2 sama vanalt. Et miks te nii radikaalselt ütlete, et esiteks siin on tegu vaimse puudega ja teiseks, et nad lähevad ränga kohtumõistmise alla. Et palun selgitage mulle. Mina olen töötanud Airi Verniku juures Eesti-Rootsi suitsidoloogia instituudis ja siis teiseks olen mina ka haiglas. Meil oli 1,5 aastat kestis rahvusvaheline Monsue uuring suitsiidide osas. Nii. Ja siis on meil põhiliselt kohustus, kes on suitsiidiga, need tuleb saata psühhiaatri haiglasse. Neid tuleb saata psühhiaatri haiglasse. See on mõistlik otsus, aga lihtsalt see kohtumõistmine. Ja teine on kohtumõistmine on see, et igasugune, see on ka islamis nii, see oli ka kristlikus, sest ma räägin omal ajal enesetapjaid ei maetud ju ka kalmistul pühitsetud mulda, te teate ja need on niisugused kiriklikud asjad, mida mina ei ole teinud, sellepärast, et on kaks agressiooni põhiliselt, mis loetakse eluvõtvad agressioonid, see on homotsiid, see on siis teise inimese tapmine ja suitsiid, see on iseenese tapmine. Nii või teisiti need on tapmised ja tapmised on, me teame ka 10 käsust, sa ei tohi tappa, see on 6 käest. Nii et ma räägin praegu nii, kuidas see on maailma moraalis, mina ei ole kellegi kohtumõistja, ma ei ole neid seadusi teinud, need on paar tuhat aastat vanemad või veel vanemad, teises Moosese raamatus on nad üles kirjutatud. Nii et selles osas, kui on tegemist niisuguse vaimse häirega, põhiliselt depressioonid, kus inimene läheb kontrolli alt välja, siis muidugi seal tihtipeale ju haiguses ei ole ju inimene nendes osades süüdi. Ma rääkisin osa haigustes, mille puhul inimene on süüdi, aga on ka neid haiguseid, kus tema ei ole. Ta on näiteks vaimused haigused on pärandatavad. Ma tean, seal on juhuseid, kus juba on ka
keegi vanematest on suitsiidi teinud, võib-olla on seal veel tehtud. No sama Airi Värnik on ju rääkinud, et selle sama loogika statistika. Jah, just niimoodi. Nii et siin on ka teatud mõttes niisuguseid pärilikkuse momente, et me peame arvestama ühe asjaga. Meie oleme saanud oma vanematelt. Praegu minnakse tagasi geneetikaga ju sinna, kus me Aafrikast väljusime. Ega me ei ole nii iseenesest tekkinud. Meil on, kui meie teaks oma esivanemaid, ütleme, Neandertalades elas 175 000 aastat Euroopas ja sealt on 2% on meil nende geneetilist materjali on meis ka. Nii. Kui meie teaksime tegelikult, kellest me pärineme, sest need erinevused on 0,2% on meil geneetilise vahel, me oleme niivõrd sarnased. Kui me räägime juba Iirest, kus on 95% seal sarnasused, nii et asi on siin selles, see on niivõrd huvitav ja hämmingut tekitav. 75 miljonit aastat tagasi me lahknesime, siis oli meil ühine esivanem Iirega ja siis läksime me, sealt hakkasime lahku minema, hiljem läksime nendest primaatidest ja siis seinimappidest ja nii edasi on niisugused lahknemised olnud. Aga kui me seda kõike näeme, seda me kanname endast neid vanavanematelt saadud igasuguseid omadusi, meie iseloomud on ju nii, neid ei saa me ju muuta, keegi on väga äkiline, no ei saa, see on geneetiliselt niimoodi. Me saame, mõnel määral saame neid kompenseerida, aga pidame meeles seda, mis meil on geneetiliselt istub geenides sees, sinna me ei saa mitte midagi teha, sest geeniteraapiatel ei ole. Just, ma tahtsingi jõuda siis näiteks välja osade vähivormideni, mis on samuti päritavad. Ja, on osa, õieti nad on niisugune teatud dispositsiooniga. Minu eriala oligi kunagi onkoloogia, on ka teatud mõttes praegu ja nii et nad ei ole otseselt päritavad, aga ta annab eelsoodumuse küll. Ja. Et siis milleks siis süüdistada, ütleme, depressiooniga haiget rohkem kui vähihaiget? Kallike, ma ei süüdista mitte kedagi, kui te saate aru, ma enne ütlesin, et mina ei ole siin prokurör, meil ei ole siin kohtuistung ja mitte kedagi ma ei süüdista, siis olete sellest kõigest väga valesti aru saanud. Ja, kedagi ma ei süüdista. Ma olen ütelnud ainult, mis on evangeeliumides, see on Koraanis sees, see on Piiblis sees, mina ei ole seda välja mõtelnud, igasugune tapmine, homotsiid ja suitsiid on fakt. No, see on keelatud ja muud ma ei oska midagi ütelda, seda mina ei ole seda teinud, välja mõtelnud. Noh, kullaksed, olete väga ära heidutatud, väsinud, nuserdatud. Ma mõtlen siiski, et ma tahaks, et me siit läheme kõik nii ääretult hea meeleoluga paremaga, kui me tulime siia, sest lootused on ju väga suurepärased. See on hea näitus siin, aga ta on poolik selles suhtes, seda tuleks nüüd täiendada nende ekspositsioonidega, et on võimalused, tähendab, me peame siiski näitama võimalusi, mitte niimoodi, et see on 100% kõik niimoodi. Härra Jüri, ma võin anda soovituse positiivses suhtes. Te peate oma teadmisesse istutama selle tõe, et kõik, mis te räägite, kõik see, mis teil suust välja tuleb, seda kuuleb teie keha. Tahate seda või ei, kõik teie kehaosad, kõik väiksemadki kehaosad, ma ei ole spetsialist, aga ma tean seda, kõik nad kuulevad ja kui te räägite negatiivselt ainult, siis see annab eelsoodumuse ka kõigele sellele negatiivsele muutusele teie kehas ja vastupidi. Kui te räägite positiivselt, kui te räägite ainult head, et oi kui tubli sa Maks oled, sa puhastad, sa oled keemiavabrik mu sees, sa puhastad nii hästi mind. Ja niimoodi see on see, ütleme, see on ka vaimumaailm, siin ei ole midagi teha. See on väga õige, sest on kindlaks tehtud ka niisuguseid uurimisi, ma olen lugenud, igasugune ropendamine, vandumine, sõimamine mõjub geneetiliselt nagu radioaktiivne kiirgus, tähendab ta meie geene. Ja on kindlaks tehtud, need, kes on niisugused ropendajad ja barbaarsed ja nende järeltulijad on ka samasugused, nii et
vältige niisuguse, no ma ei usu, et te siin nüüd olete jõhkrad ja sõimlejad ja aga ma räägin, on inimesi, kes on niisugused ja kuidas neid igasugused väga rumalad väljendeid on olemas. Nii et need avaldavad mõju, geneetilist mõju. Võin ise omal kogemusel rääkida, sest võib ka palju rääkida sel teemal. See on omaette teemaga, aga seda tuleb teha ja teada, et meie vaim, hing ja ihu on üks tervik. Et sellega tuleb arvestada. Põhiliselt see ongi holistiline meditsiin ja me oleme ikkagi vaimolevused. Põhiline, mis me peame inimese juures silmas pidama, on ikkagi see, inimene on vaimolevus. Keha on ikkagi kest, mille me nagu vana ülikooli kord maha jätame. Ja selle tõttu on ka see, mis ma tahan teile ütelda, et ikkagi mõtelge sellele, mingit surmahirmu ei ole, seda loetakse inimese suurimaks hirmuks, mingit surmahirmu ei ole, sest surma sellisel kuul, kus te kaote või aitate, seda ei ole olemaski. Et võtke väga positiivselt, elage oma elu, ükskõik mis juhtub. Jeesus ütles ka, et oma rahu ma annan teile, ma ei anna nagu maailm annab teie süda, ärgu kohku, ärgu mingu araks. Ükskõik mis juhtub teie ümber selle maailmaga ja see ei puutu teisse, olge rahulikud, eksistents käib edasi ja see on, ma ei hakka nüüd uut teemat võtma, aga see on kosmilise evolutsiooni printsiibiga kooskõlas. See on üks arenguetapp, kus me oleme, aga järgneb kõrgem arenguetapp. Nii et see areng läheb edasi, pidaks seda meelest ja selleks on vaja armastust ja tarkust. Eks selles teises maailmas on need kvaliteedid. Nii. On nüüd mõningased fundamentaalsed asjad selgeks saadud. Ma olen natukene loenguid pidanud kah ja mul on üks õpetaja komment. Hästi kiiresti tahaks paar kommentaari. Tõesti hästi lühke. Esiteks on 2 sellist kogemust, mida ma võiksin nüüd teie sinna järjestada. Üks oli üldnarkoosis, oli kõik see torud ja lendamine. Kas teiega või? Jah. Aha. Kõik see torude teema ja ülespoole tirimine ja see oli tavaline üldnarkoos. Teine, ülima füüsilise koormatuse hetkel ma tõepoolest kukkusin kokku ja ma nägin, ma hõilusin seal kohal. Ma mingi hetk jälgis ennast ja siis ma jäin maha. Hommikul ärkasin üles. See oli üks asi. Teine asi. Ja siis see, mis te siin räägite, see, et sa lähed, sa tajud, sa suhtled, kõik need kogemused on sellest hetkest, kus inimesed on tagasi tulnud. Me tegelikult ei tea, mis on meil teisel pool barjääri. Me ei tea seda. Meil on ainult need raamatud ja me ei tea, kas see on raamatus kirjutatud, on tõsi või ei ole tõsi ja üldse ma ei taha selle teema peal vaid magata. Lihtsalt ma tahtsin selle välja öelda. Jah, selle ma viitasin ju siin. Aga ma tänan kõiki, kes tulid, et sellega on meie vestlusõhtud see sari on läbi saanud. Näitused üles veel meil siis on nüüd augusti lõpuni, jah.